aga vaata, minu arvates see, mis oli sellel talvel, missuguse üllatuse see kehalise kasvatuse õpetaja tegi, see oli minu jaoks ikka väga meeldejääv. Aga oli ju see lühike külmaperiood ja kui ma läheksin hommikul kooli, siis meie Priimetsa kooli, siis lapsed uisutasid, terve klass uisutas. Ma vaatan, ma ei usu oma silmi, kuidas on võimalik, et tavaliselt kehalise tundides ei ole suuski, ei ole uiske ja mõned lapsed saavad suusatada. No, uisuvälju meil ka vähe olnud, aga sel aastal meil tõesti oli 3 uisuväljakut linnas, suurepärane. Ja siis ma hakkasin uurima, et no, mis siis nüüd toimunud on. Ja tuli välja, et kehalise kasvatuse õpetaja Vassili Deniss, kes meil töötab Valgas tolleaegses siis alates tolleaegses veel vene õppekeelega teises keskkoolis aastast 1988. Et tema oli siis suve jooksul ostnud kokku komisjoni poodidest üle 20 paari uiske. Ja nii said meie lapsed kõik minna uisutama. Kõik need aastad, tal on selline isalik suhtumine ja ma vaatan, kui suur autoriteet ta on poistele ja on ka sellistele teismelistele tüdrukutele ja seda just sellega, et ta on, veab meil seda võrkpalliklubi Victoria, teeb lastele suvelaagrid, entusiasm, millega ta teeb oma tööd. Nii et kui me kõik suudaks niimoodi mõelda, et ei ole suuski, ei ole uiske, saab, kui me tahame ja nii üks paljude asjadega, vaat see oleks nagu see õige kodanikutunne, õige oma laste, ma ütlen oma linnalaste kogu armastamine. Need kogume loomade varjupaigale, aga mõtleme ka oma lastele.